see saab jõuga. Okei. Ja. Nii lukustub. Ja nagu tagasi tahab panna, siis vajutad siia. Siin on mingisugune pääsukeste pesa. Tundub siin katus all pääsukesed aeg-ajalt lendavad siia sisse. Äkki neil on mingi pojad siin ja nad üritavad kaitsta neid. Nad lendavad siit, see on nii väikene kuur, aga nad teevad siin kuidagi tiiru ära ja ma ei tea, see vist ei jäänud kaamera peale, aga ta, ma ei tea, lendas mingi poole meetri kaugusel mu näost. Ju siis neil on kuskil siin pesa. Tuleb jälle. Siin tõesti peab ettevaatlik olema, et mu pöialt ei jätta kuhugi vahele, et see potentsiaal on olemas siia vahele jätta. Et jäta meelde, et pigem mitte jätta siia kätt vahele, et siit teed lukust lahti, siis nagu pigem siit kinni. Nii on nagu väiksem võimalus oma käel haiget teha. Ta käib suht korraliku laksuga, aga ta on tugev ka, see üks kannatas raskust mingi 40 kilo, 2 tükki on kokku teoreetiliselt. Kui need kinnitused järele anna, see kannatab 80 kilo need kokku. Et ma võiks isegi siia peale astuda. Aga see ongi see, et need siit laksti võib näpp minna vahele. Et siis pigem mitte oma näppu sinna toppida. Mis ma veel vahepeal jõudsin teha, on need alumiiniumis kinnitus, et sellele kraanikausile ma võtsin lihtsalt 2 millimeetrise alumiiniumlehe ja lõikasin nurgas aega 45 ja 45 kraadi sellised jupid. Siit läheb poldiga kraanikausi külge, need 3 kruvi hoiavad seda siin plaadi küljes ja see joon on siin, see perimeeter on tõmmatud, et see sisemine karkass jookseb siit äärest. Ja kui ma nüüd panen ta siia ta peaks leidma endale selle koha täpselt. Jah. Nüüd ei lähe see kraanikaus ka siit kuhugile. Teine variant oleks olnud panna see silikooniga. Õpetuses soovitas seda, et pange see silikoon vahele, aga just silikoon on selline mäkerdamine ja poldi variant kuidagi tundub mulle endale parem. Ja teine asi, mis ma tegin need sammused 4 poldi pealt, mis siin on näha, et siin taga on nüüd see pump ja pump on 12 voldine pump
ja ta on 20 BSI-d, eks ju, mis siis on üpriski palju tegelikult sellise autosuvila pumba kohta, et see maa siit kraanini on ainult mõnikümmend sentimeetrit, et mul on väike kartus, et järsku see kraani surve tuleb liialt suur, aga mul ei ole mingisugust varasemat kogemust nende pumpadega, et kui palju see nüüd seda survet mõjutab, et kas ta nüüd hakkab siit pritsima või mitte, et see selgub siis, kui see ära ühendada. Aga üldiselt see töötab niimoodi, et sellel kraanil ei ole kogu aeg surve taga, vaid selle kraani selle lüliti sees on hoopis, et see ongi lüliti, et ta ei ava seda voolikut, vaid ta hoopis lülitab pumpa ja sisse ja välja. Et järgmiste asjadena üks asi, mis ma pean tegema, on siis selle pumba elektri ühendama selle lülitiga.